Kõrgeid ja maastikusuutlikuid mudeleid on Škoda tootnud küll juba ka eelmisel sajandil, kuid nende tänane linnamaasturite valik sai alguse siis tegelikult 2017. aastal, mil jõudis turule see ülimenukas mudel. Täna räägime uuest Škoda Kodiaqist. Kodiaqi puhul on tegemist siis Škoda linnamaasturite lipulaevaga, mis peale oma esimese generatsiooni 7 aastat jõudis nüüd siis teise generatsiooni, mis eelkäijast umbes 6 cm pikem, natukene laiem, kuid madalam. Olles aga jätkuvalt saadaval ka 7-kohalisena, on tema alternatiivideks näiteks Kia Sorento, Hyundai Santa Fe, Toyota Highlander ning platvormikaaslased Seat Tarraco ja Volkswagen Tiguan Allspace. Sarnaselt hiljuti värskenenud Superbil on ka Kodiaqi välisdisain muutunud generatsioonivahetusega kandilisemaks, jõulisemaks ja enesekindlamaks. Küll aga on üldine Kodiaqilikkus siiski säilinud, sest kiirel vaatusel pole mõne nurga alt erinevate generatsioonide vahe ilmselge. Tõsi, veidi süvenedes on aga erinevused siiski selged. Ninaosas on mudel saanud uue kontuuriga iluvere, mis saadaval ka valgustusega. Esituled on jätkuvalt mõlemal poolel 2 osas hea valgustavusega ning saadaval ka maatriks kaugtuledega. Kapott on jätkuvalt kontuurne, kuid nüüd keskelt madalam ning tervikuna on mudeli pilk muutunud omajagu teravamaks. Küljele liikudes avaldub esimesena Kodiaqi kasv, mis kajastub enim tagaosa üleulatuses, sest teljevahe erinevatel generatsioonidel tegelikult sama. Clearance aga uuel mudelil natukene madalam. Disaini osas jätkub küljel maitsekus ja stiilipuhtus, maastullikkust lisab mudeli alläärt ümbritsev plastikala ning stiili C-piilari lahendus, kus küljeaknad justkui visuaalselt seotud tagaküljega. Väljavalikus pakub Škoda mudelile 9 erinevat disaini läbimõõdu vahemikus 17–20 tolli. Kõige lihtsamini on uus Kodiaq oma eelkäijast eristatavaga tagakülje põhjal, kus nüüd siis selline uus üle pagasiluuga ulatuv taga tuli. Tõsi, tuled ise paiknevad küll ainult mudeli äärtel ning omavad ka suhteliselt sarnast sisedisaini nagu eelkäija omad, kuid tervikuna näeb ta ikkagi uus ja uhke välja. Küll aga nagu Superbigi põlevad ka Kodiaqil standardvarustuse korral vaid kere peal paiknevad tulede osad ning valgusribad luugile ei ulatugi. Come on, Škoda! Pagasiruumi on Kodiaqil kuni 910 liitrit, mida on enam kui 100 liitrit rohkem kui kõikidel eelnimetatud alternatiividel, olles seega oma suurusklassis kõige praktilisem valik pagasiveoks. 7 istmekoha korral langeb mahutavus aga 340 liitrile. Pagasi organiseerimist lihtsustavad haagid nurkades, taskud kummalgi küljel ning 2 kasulikku kotikonksu. Ligipääs on ruumile meeldivalt avar, põrand praktiliselt laadimiskünnisega tasa ning teise istmerea seljad klapivad kokku 40-20-40 suhtes. Uue Kodiaqi hinnad algavad 36 000 eurost ning see kuldne keskmisest kõrgema varustusega tema auto siin maksab umbes 50 000 eurot. Mootorite poolest on Kodiaq hetkel saadaval 4 erinevas konfiguratsioonis. Valikus on üks 1,5 liitrine bensiinimootor, 2 erinevat 2 liitrist diiselmootorit ning pistikhübriidne valik, mis kombineerib eelnevalt nimetatud 1,5 liitrise bensiinimootori jõu elektrimootoriga ning võimaldab ka oma ligi 26 kWh akuga üle 100 km täiselektrilist sõitu. Võimsust on mootoritel 110–150 kW, 0–100 kiirendab mudel minimaalselt 7,8 sekundiga ning suurimaks kiiruseks lubatakse 220 km tunnis. Veoskeemilt saab vaid võimsam diiselmootor 4-veo ning ülejäänud valikud on esiveolised ja käigukastidena on valikus 6- ja 7-käigulised DSG automaadid. 3 testitud mudeli puhul oleme saanud ära proovida bensiinimootoriga valiku ja pistikhübriidse Kodiaqi ning selle kuldse tema auto puhul siin on meil siis 4-veoline diiselmootoriga Kodiaq, millel 142 kW, 400 Nm ning 7-käiguline DSG kast. Täpsemad andmed leiad autojaama või Škoda kodulehelt, kuid meie läheme vaatame nüüd lähemalt salongi. Totaalselt uue ilme on Kodiaq saanud ka interjööris, mis omandanud nüüd selle Škoda värskema disainikeele, mida nägime esmakordselt Superbis. Standardis saab Kodiaq tumeda sisu, millele lisavad omapära reljeefsed liistud, kollakad õmblused ja tekstiiliga kaetud armatuuripaneelid. Kuid kuldne tema auto siin on varustatud hoopis uhkema Sweet Cognac interjööripaketiga, mis saab pruuni nahksisu ja stiilset Swan Drawings dekoor liistud. Mulle isiklikult väga Škoda uus lähenemine meeldib ning tervikuna tundub Škoda stiil natukene maitsekam ja universaalsem kui näiteks uute Volkswagenite lahendused. Tõsi, ehituskvaliteedi osas jääb Kodiaq võib-olla natukene Tiguanil alla, kuid tervikuna on siiski nii ehituskvaliteet kui ka materjalide valik siin salongis väga hea. Salongi atmosfäär on tervikuna suhteliselt kodune ja hubane ning selle Sweet Cognac interjööripaketiga ka tegelikult suhteliselt premiumlik. Avarust lisavad hele laepolster ja piisavalt suured aknad ning mina soovitaks siis Kodiaqile võtta ka luugiga panoraamkatuse. Öisele sõidule lisab meeleolu mitmevärviline miljöövalgustus, mille kontuurid siis armatuuril ja ustel. Sweet Cognac sisu nahkistmed on oma olemuselt suhteliselt tugitoolilikud ja pehmed, pakkudes toekat ja mugavat, kuid mitte kuigi sportlikku aset.
Lai elektrilise reguleerimise ulatus võimaldab mugav asendi leida igat kasvu reisijal ning mugavusfunktsioonidest on istmetele saadavalt soojendus, ventilatsioon, mälufunktsioon ja massaaž. Esemete ööstamiseks on siin keskkonsoolis 2 katte all 2 telefoni juhtmega laadijat ning kuni 4 pigem väikest topsi hoidjat. Keskpärase mahutavusega käetoolelaegas, väike laegas juhi vasaku põlve juures, küllalt suured uksetaskud, prillitoos laes ning 2 laegast ka siin kaasreisija ees. Tagareas on istmed samuti üllatavalt mugavad ning mõnusalt lauge seljatoe kaldenurga, kuigi tegelikult on siis istmed ka pikki teljel reguleeritavad ning reguleeritava seljatoe kaldenurgaga. Füüsilist ruumi, nagu näha minul 2-meetrisena enda juhiasendi taga ei ulatu põlved isegi vastu esiistet ning pearuumi on rusikaga ülegi. Laiuses mahutab Kodiaq mugavalt ka 3 täiskasvanut ning põhimõtteliselt on ta siis saadaval ka 7-kohalisena. Esemete ööstamiseks teises reas on meil suhteliselt suured uksetaskud, taskud siin esiistmete tagakülgedel ning ka siis topsihoidjatega käetugi, millel erinevalt Superbist ei ole siis topsihoidjate peal seda katet. Multimeediat esindab Kodiaqi armatuuril olenevalt varustusest 10 või 13-tolline puuteekraan, mis kenasti reisijate käeulutuses ja nähtavuses. Suurus osas näeb proportsionaalselt see 13-tolline siin küll natukene kodusem ja loogilisem välja, kuid ausalt öeldes pakub ka 10-tolline ekraan igati kasutajasõbralikku kogemust. Riistvaraliselt on mõlemad valikud terava ekraaniga ning opereerivad läbivalt kiirelt ja sujuvalt. Tarkvaraliselt kasutab Kodiaqi süsteem seda Volkswagen Grupi kõige värskemat lahendust, mida oleme nüüd kohanud juba Tiguanis ja Superbis ning tervikuna on tegemist ühe turu uue parima lahendusega. Kõik peamised seaded ja funktsioonid on lihtsasti leitavad ja üheselt mõistetavad ning isikupärastamise osas võimaldab siis tarkvara endale kokku panna meelepärastest elementidest nii koduvaate kui siis ka ülemisel ja alumisel kiirde ribal siis vahetada erinevaid funktsioone. Tarkvara näeb loomulikult ka visuaalselt väga kaunis ja kaasaegne välja ning süsteemi värvipalett on seotud siis miljöövalgustuse tooniga. Salongi kliimaseadeid saab põhimõtteliselt muuta küll ka multimeediast, kuid mugavamaks seadistamiseks on nüüd ka Kodiaqile jõudnud Škoda Smart Dialsid ehk uudne füüsiline kliimapaneel, mis koosneb 3 rullikust ja nuppudest nende vahel. Rullikute sisse on Škoda integreerinud ka ekraanid, sest rullikule vajutades saab siis muuta vastava rulliku funktsionaalsust ning omakorda keskmisele rullikule saab siis rotatsiooni valida kuni 4 erinevat funktsiooni. Tervikuna on lahendus väga kena ja kasutajasõbralik, kuid need rullikud võiksid vaid veidi vähem armatuuri küljest loksuda. Helisüsteemi osas on mudeli standardlahendus suhteliselt keskpärase kvaliteediga, kuid melomaanidele pakub Škoda siis ka Kanton helisüsteemi, mille puhul on küll madalamad sagedused kohati veidi kumisevad, kuid tervikuna on esitus omajagu dünaamilisem ja puhtam. Kõige vähem on Kodiaqi salongis muutunud rool, mis jätkuvalt saadavalt 2 ja 3 kodalisena, püsib kindlalt kätte vahel, on proportsionaalselt paraja läbimõõduga ning ka meeldivatest materjalidest. Multifunktsionaalsust lisavad roolile füüsilised nupud ja rullikud siis äärmistel kodaratel, vasakpoolsed juhivad multimeediat, parempoolsed näidikutablood ning püsikiirushoidjal seadistamine on jätkuvalt siis lisakangil rooli taga vasakul. Nupud on meeldivalt reljeefsed ja loogilise asendiplaaniga, tänu millele neid on siis lihtne kasutada ka sõidu ajal. Roolile on saadavalt soojendus ning rooli tagant leiame siis uue käigukangi ning plastist käigulabad. Sõiduandmeid kuvab juhile 10-tollise ekraaniga täis digitaalne näidikutabloo, mis kenasti läbi rooli ava nähtav ning ei peegelda häirivalt ka välist valgust. Riistvaraliselt on süsteem jällegi terava ekraani ja sujuva opereerimisega, tarkvaraliselt on tal 3 peamist asendiplaani ning palju isikupärastamise võimalust. Tänu millele leidub meelepärane vaade igale juhile. Nüüd aga uuelt käigukangilt käik sisse ning räägime lähemalt sõidust. Sõidu osas, nagu ikka, räägime esmalt siis demo auto jõuallikast, milleks 2-liitrine diiselmootor, mis arendab 142 kW ja 400 Nm pöördemomenti. Kodiaqi valiku võimsama diiselmootorina saab ta mudeli massi ja suurusega väga hästi hakkama, tõmme on sujuv ja parajalt jõuline ning mootor reageerib pedaalimistele kiirelt. Olles testinud ka mudeli kõige lahjemat mootorit ehk 110 kW bensiinimootorit, peab ütlema, et kõik võimalikud ajamid saavad Kodiaqiga igati pädevalt hakkama ning kõige sportlikumat elamust pakub pistikhübriidne mudel, mille kiirendus tänu elektrimootorile märgatavalt krapsakam. Käigukastid on mõlemad, nii 6 kui 7 käiguline piisavalt kiired ja meeldivalt sujuvad ning ka esiveolised mudelid suudavad oma jõu igati stabiilselt edasi liikumisse kanda. Vedustuse osas oleme eri autode peal ära proovinud nii standardse lahenduse kui adaptiivveermiku. Mõlemad lahendused on tervikuna oodatust jäigemad ja üllatavalt hea tagasisidega, kuid adaptiivveermik pakub tervikuna veidi meeldivamat ja kvaliteetsemat sõitu ning võimaldab siis ka jäikust märgatavalt reguleerida.
Kerekaldumisi esineb tavavedrustuse puhul suhteliselt oodatud koguses ning adaptiivveermikuga üllatavalt vähe. Loomulikult mingit sükest korralikku sportsõitu Kodiakilt olemata varustusest või seadest loota ei tasu, kuid ühe suure pere linnamaasturi kohta püsib ta ikkagi igati hästi tee küljes. Roolimine on läbivalt pigem kerge ja piisavalt täpne ning adaptiivveermiku korral saab siis sportseades roolimise veel natukene raskemaks ja täpsemaks reguleerida. Nähtavus on Kodiaki salongist igal suunal väga hea ning ka gabariidid nii suure maasturikeele kohta tegelikult igati hästi tajutavad. Kitsastes oludes manööverdamist toetab 360-kraadine kaamerasüsteem, mille tagumine kaamera vaid veidi nigela kvaliteediga. Üldiselt on Kodiak siis oma pikkuse ja laiuse kohta tegelikult 12-meetrise pöörderaadiusega suhteliselt hästi hallatav. Juhiabiliste osas on Kodiakile saadaval kõik kaasaegsemad abilised, sõidurea hoidja hoiab masinat kenasti teetsentris ning kui juhil peaks siis midagi juhtuma, toob masin ennast ka turvaliselt paigal seisu. Müra osas jõuab salongi veidi rehvimüra, kuid üldiselt on müratase ikkagi meeldivalt madal. Seega selline ta on teise generatsiooni Škoda Kodiak ehk ülimenukas linnamaastur oma uues 6, mis omakorda nüüd nii hea, komplektne ja terviklik, et põhjuseid, miks see menukus lõppema peaks küll suhteliselt raske leida. Kui tahad mudeli kohta pikemalt lugeda, leiad täispika loo ikka Autojaama kodulehelt.